Tere siis taaskord minu poolt kõikidele minu vaatajatele ja jälgijatele ja ka uutele tulijatele. Täna teen ladumise, kus vaatame teie praegust olekut, mida praegust olukorda ja ka olek võib sinna alla siis lahterdada tegelikkuses ka. Aga praegust olukorda, mida selles olukorras teha, mis võiks selles olukorras teha, seepärast et midagi ei pea tegema, mida vältida selles olukorras, mida võiks vältida selles olukorras ja mis see eeldatav tulemus siis selles olukorras võiks olla. Ja teen seda 3 grupi näol, saate siis ise teha valiku, tunnetada, tunde järgi võite ka kõike läbi kuulata, aga algusest te saate juba ise ka aru, kas see ladumine on siis teile või mitte. Ja tegemist on siis üldise kaardi ladumisega, mitte kõigi puhul ei pruugi siin resoneeruda ja kui on soov personaalse kaardi ladumise järgi, võite alati kirjutada. Ja kui kellelgi on soov oma emotsioone hakata vabastama, nendega tegelema, algselt justkui tundub, et tegelema, aga taas meenutada siis, kuidas tegelikult siis olla puhtas olekus ja liikuda sinna puhta oleku suunas kogu aeg samm-sammult ja vabaneda siis oma emotsionaalsest taagast, nii-öelda sellest koormast, mida te kogu aeg endaga kaasast kannate. Siis see võimalus on ka minu poolt kättesaadavaks tehtud teile, kui te tunnete tõmmet, kui te tunnete tõmmet ja kui see kõik resoneerub teiega, siis võtke julgelt ühendust. Et ütlen kohe siia algselt ära, et tegelikult inimesed ei pea kaevuma minevikku, sest et elu toob teile igapäevaselt kõik kandikul kätte ära. Ja inimestel on lihtsalt selline levinud uskumus või enamus jaolt, ka enesearengu teekonnal ja kõik selles maailmas usutakse, inimesed usuvad, et me peame nagu teadma, kus see tunne tuleb minus võib-olla ja kust ta pärit on ja siis ma pean sellega ainult tegelema ja et ma saaksin sellest nii-öelda vabaneda, et ma pean sinna kaevuma ja vaatama oma lapsepõlve ja mõni isegi ei tea, mis ta lapsepõlves toimub, et tal ei ole sellist mälugi üldse. No ja siis need konstellatsioonid kõik ja siis tehakse ümber kõik ja et siis peab nagu et peab kaevuma nagu sinna sügavale lapsepõlve, et lahti harutada seda emotsionaalset sõlme kuskil või mida iganes, et andestada sellele, tollele või 4. asjale või sa ei tea üldse, et millest mul selline tunne üldse tekib, eks ju, et miks mul selline tunne on või miks see 2. ja 3. on, et siis mindakse ja käidakse uurimas, et kus see pärit on ja mis see siis mis mõju see minule siis avaldab ja nii edasi, nii edasi. Tegelikult seda kõike ei olegi üldse vaja. Te ei pea olema teadlik, kus on mingi emotsioon pärit või kus on mingi tunne pärit või kus tekib see viha või kus tekib see raev, kus tekib see kurbus, kus tekib too ja 4. ja 5. asi. See on palju lihtsam, ta saab lihtsalt läbi tunda ja sa ei pea üldse algset põhjust teadma, kus miski tuleb. Et see ei ole alati üldse vajalik. Sest elu on tegelikult tark ja teadvus on täpne. Sa ei jäta mitte midagi vahele, sa lood kõik need olukorrad endale, mis on vaja vabastada, milleks sa oled valmis vabastama ennast. Ja elu toobki sulle täpselt need olukorrad, täpselt sel ajal, täpselt siin praegu kohe, mis on vaja läbi tunnetada, vabastada. Ja see toimub tegelikult kogu aeg olevikus, mitte minevikus. Ja sa ei pea midagi otsima. Sa ei pea mõistusega analüüsima,
mis tunne see täpselt on ja või kust see alguse sai, et sa pead ainult lubama endal seda tunda ja kui sinust tõusebki selline emotsioon, ärritus, hirm, süü, viha, kurbus, teadmata isegi, kuskohast see tuleb ja võib-olla mõni inimene isegi ei suuda eristada, mis asi see on, et mida ta parasjagu praegu tunneb, siis see ei ole vajalik üldse eristada, sa lihtsalt tunned seda praeguses hetkes ja praegu ongi see hetk, kus elu kutsub sind siis nii-öelda vabastama seda. Ja selles hetkes, kui sa seda nagu vabastad, ongi kogu sinu minevik. Noh, mitte kogu sinu minevik, mitte nii kogu sinu minevik, aga selles hetkes ongi see minevik ja sa ei peagi nagu teadma, mis seal sees on, millest see tulnud on, miks ta on ja nii edasi, et selle sa saad siis nii-öelda vabastada. Ja see ei vaja siis mingisugust lahkamist ega mõtestamist ega lahti arutamist, ja sügavamale minemist, aga loomulikult need teised praktikad ja olukorrad ja situatsioonid ja tegevused ja mis iganes meie nagu süsteemis ja maailmas on välja mõeldud, need ei ole nagu kuidagi mingil määral valed, et olen ise ka seal mingil määral läbi käinud, aga tõmme on ikkagist millegi, mul on nagu kuidagi tõmme või ikkagist selle millegi kergema või tõesema asja poole, et ma ei jäänud palju pidama, ma küll olen enesearengu teed juba käinud võib-olla käisin mingi 5 aastat, kuniks ma jõudsin siis päris selle emotsioonide vabastamiseni ja selle kogemuseni, mis on tegelikult tõeline mina ja lahti ühendamine asjadest nipsust, mitte ma ei heieta siin pool aastat millegi kallal ega püüa midagi muuta, või siis kui püüan ja muuta, siis võib-olla kukun sinna tagasi samma auku. Et ma käisin ise ka sedasama teekonda ja nende asjadega ei olegi mitte midagi kuidagi valesti, et iga asi on omal ajal õiges kohas, et need praktikad, need teooriad, need mõisted, need õpetused, mida inimesed siis nii-öelda on välja mõelnud, võivad mingil eluperioodil isegi täiesti aidata sinna ka liikuda, kuhu su nagu kõrgem teadvus või siis sinu teadvus tegelikult pürgib või soovib liikuda, et või millele sa oled nagu vastuvõtlikum, et igal ajal oma aeg ja oma koht. Et nendega ka ei ole mitte midagi valesti, aga need, kes tahavad päriselt oma elus väga suuri muutuseid luua, mis tundub esmalt võib-olla väga ebausutav võib-olla isegi, et selliseid väga kiireid muutuseid saab oma olekus luua. Osadel kindlasti on see väga ebausutav, ta võib olla. Aga need, kes tunnevad seda tõmmet ja resonantsi, siis julgelt andke minna. Ega te enne teada ei saa, kui seda ise kogete. Ja tunnete ja siin ei olegi vaja midagi tõestada ega püüda tõestada kellelegi midagi, vaid te tõestate iseendale, mida ma teile räägin, et see on tõde. Ja inimene tunneb alati tõe ära, keha tunneb tõe ära. Kehateadvus tunneb tõe ära. Meel võib siin 150 põhjust välja mõelda ja analüüsida ja kalkuleerida ja ratsionaliseerida siin, miks ei vasta see tõele ja kas see ikka on tõene ja kas see on ära tõestatud ja mida iganes veel. Et siin võib lõputult analüüsima jääda. Aga kui sa lased nagu enda kehal tunnetada, et kas see on tõde või mitte, siis keha tunneb raudselt tõe ära, no seal ei ole teistsugust võimalust.
ja sa tunned ise seda tõmmet sinna. Ja kui sa lased enda meelel ennast ümber rääkida, no siis nii on, aga su keha nagu või sa tunned ikkagist mingit tõmmet ja sa ei kaota mitte midagi, kui sa proovid need olukorrad järgi või selle järgi, mida ma siis siin teile edasi püüan anda. Et inimesel on tegelikult sees loomulik puhastusmehhanism, aga ta ei oska seda nagu ta ei mõista seda ja ta ei saa sellest võib-olla päris täpselt aru. Ja elu näitab sulle täpselt seda, mis on valmis lahustuma parasjagu praegusel hetkel ja elu näitab seda, mis on sinu sees, mis on sinu olek. Ja kui seal ongi mingisugused emotsioonid, laengud, klammerdumine või vastupanu millegi suhtes, siis need tulevadki täpselt, elu annab sulle võimaluse lahustada need sellel hetkel, kui sa parasjagu tunned seda mingisugust emotsiooni või laengut, enda kehast pinget. Ja nüüd on sul see võimalus vabastada. Ja nii lihtne see ongi. Kui sa sellel hetkel loomulikult ei põgene ja sa ei suru seda jälle alla ega süüdista seda, ei süüdista, ei paiska seda teiste peal välja, mida iganes, vaid vabastadki selle, siis toimub vabanemine. Ja see toimub loomulikult ilma võitluseta. Ja siis sa lood oma kehas, oma teadvuses nihke ja lood oma reaalsuses ka samamoodi nihke. Ja see on nagu siis väikese viibega, ta võib nagu, mida puhtamaks sa saad, seda kiiremini sa hakkad seda tunnetama. Aga alguses võib-olla see mingi teatud kogus on soovituslik ikkagist nagu puhastada, et sa hakkaksid nagu seda, aga üldiselt sa tunned, hakkad seda üsna kohe tundma, et mina tundsin seda üsna kiiresti, hakkasin seda tundma, et kui ma jälle midagi vabastasin, siis sa tunned ju seda, kui sul on mingi pinge või emotsioon kehas kinni, mis iganes, kurbus, stress, et kuidas siis kellelgi viha, ma ei tea, raev, selline kokku tõmbuv tunne, et midagi nagu on või noh, et neid tundeid on erinevaid, eks ju, inimestel. Ja kui sa seda nagu tunned ja tunned hästi nagu see pinges ennast ja vaevaliselt ja raskelt ja stressis ja väsinud ja vihasena, mida iganes, kurvana. Ja kui sa selle vabastad, selle tunde, siis sa tunned põhimõtteliselt pea hetkeliselt, noh, oleneb, kui hästi sa juba oled hakanud neid vabastama. See muidugi võib toimuda nagu 5 minuti, 10 minuti, 15 minutit vahel, võib-olla ka pool tundi oled selle tundega, oleneb kui hästi, jah, et see on nagu harjutamisküsimus alguses, et kui hästi sa nagu oma emotsioone kehast siis vabastada suudad, neid pingeid, aga ütleme, et kui see nagu noh, emotsiooni vabastamiseks ei ole vaja tegelikult mingisuguseid päevi või kuid kulutada, vaid need ikkagist lähevad üsna kiiresti sealt välja ja sa tunned lihtsalt neutraalsust või kergustunnet kohe, kui see emotsioon on vabastatud, kohe. Et üks hetk sa võid tunda siin, et on meeletut kurbus või meeletut viha või meeletu selline pinge sinu kehas, et miski räigelt häirib sind. Ja kui sa selle vabastad, siis sa tunned neutraalsust või kergust. No, et see on täiesti eristatav, seepärast et kui sul on keha pinges ja emotsioon vabaneb, siis sa tunned ju kergust, seepärast et enam keha ei ole pinges ja see on hetkeline, kui sa tunned seda hetkeliselt, see võib toimuda väga kiiresti ja nii on, et kui sa näiteks pool päeva siin oled väga pinges ja stressis olnud millegi olukorra üle või situatsioonis või mis iganes,
siis 15 minuti pärast, kui sa nagu istud maha ja hakkad vabastama seda, 15 minuti pärast sa võid tunda tohutut kergust ja sealsamas ka rõõmu. Ja teisest küljest ka neutraalsust, et kuidas kellelgi parasjagu. Ja see on vabastatud ja see ei häiri sind enam. Et jah, need igasuguste ärevushäired ja pinged ja kõik, mis inimestel on tegelikult need laengud ja emotsioonid, mis tema kehas kinni on, siis need põhjustavad teda ja siis ta surub neid alla. Ta ei oska neid vabastada ja siis, või siis lausa paiskavad teiste peale välja, et see on siis see koht, kus tasub mõelda sellele, et seal te ei kaota mitte midagi, te võidate raudselt 100%. Ja kui sellega on ka üks teema, et kui te eeldate, et minule see ei mõju või et see minu teema ei ole või et mul on raske sellega nagu toime tulla, siis teie eeldus ilmselt peab paika. Et kui te võtate oma eelduseks, arvate, et teil on seda raske teha, siis nii ongi. Sest te loote seda olukorda sellisena. Te kodeerite iseennast sellisena, et teie ei saa. Kui teie ei saa, siis teie ei saagi ja nii ongi. Aga puhastumine toimub hetkes ja väga kiiresti, nii et nii on. Et tuleb märgata ja panna ennast tähele ka, millega te kodeerite ennast, millega inimesed tegelikult kodeerivad ennast, et seda on päris kummaliselt naljakas vaadelda inimeste puhul, mis sõnu, lauseid ja kuidas need üldse väljendavad. Ja tegelikult sõnadel ja lausetel ja kõigel sellel on tohutu võim, jõud manifesteeruda ju siia, eks ju. Et tuleb märgata, mida räägitakse, mida mõeldakse. Võib-olla isegi lihtsam on märgata, mida räägid, aga kui sa oled väga suures emotsionaalse sellise raskuskihi all, siis on väga keeruline märgata alguses, mida sa mõtled. Et mõtled küll ühte, ja mõtled, et huvitav, et mis juttu ta räägib, et kui ma ise näiteks kogu aeg loon, eks ju, aga ma ei taha ju seda luua, mida ma praegu siin oma silmaga näen, siis tegelikult sa oled loonud selle puudusest, märkamata, mida sa ise kogu aeg, millele sa ise tähelepanu pöörad kogu aeg. Ja alguses me ei märkagi seda, kui me oleme selle emotsionaalse raskuskihi all, siis me ei saa aru, me ei märka, et ma tahan ju seda, aga miks mul kogu aeg elus see on, et sest tegelikult seal all on puudus ja sa lood puudusest. Ja seega tuleb see puudus vabastada. See emotsioonide pundar või kägar, millest sa ise lood siis kogu aeg seda, mida sa ei soovi. Nii, sai siin üsna pikk sissejuhatus, aga jaa, siin siis ühesõnaga, kellel on huvi ja soov oma emotsioonidega nagu siis lähemalt tutvust teha, siis võite julgelt kirjutada. Ja asume siis ladumise juurde, kus vaatame siis praegust olukorda, mida selles olukorras ette võtta või teha, mida vältida ja mis on see eeldatav tulemus. Ja grupp number 1. Tere tulemast siis grupp number 1, kes valis esimese kaardipakki. Vaatame, mis on teie praegune situatsioon, olukord. Siin on nüüd 2 varianti, ma näen.
et poodu siis näitab, et kas te olete praeguses olukorras mingisuguses seisakus. Et siin võib olla sellist kuskile nagu justkui kinni jäämist ja olete nagu paigalseisus või isegi kohati võivad mõned inimesed tunda sellist ohvrimeelsust või tunnevad ohvrina ennast, et nendega niimoodi on läinud. Ja siin võib olla ka selline pausil olek, et miski nagu ei liigu edasi, aga ta võib olla ka täiesti teisest otsast vaadatult võib siin olla mingisugune ärkamine või taipamine teil toimumas. Ehk siis siin on nagu olukord, kus justkui peatutakse ja vaadatakse või püütakse vaadata asju natuke teise vaatenurga alt. Ja siin on oluline tegelikult selles situatsioonis juba mida teha, on siin muidu järgmine küsimus, järgmine kaart, aga praegu selle kaardiga võib juba ära öelda seda, et siin on oluline selline kannatlikkus ja ootus. Praegusel hetkel ei olegi oluline justkui tegutseda, vaid pigem vaadelda ja teha endaga natuke sisemist tööd. Et jah, kui vaadata seda jah, seda saab kahes võtmes vaadata, et ühed võib-olla kindlasti on need, kes vaatavadki asju natuke teise nurga alt ja püüavad asju nagu asja suhtes nagu kannatlikud olla ja sellist sisekaemust ka võib-olla natukene, selline vaimne kasv toimub siin. Oled teel nagu sügavamale arusaamisele või lähemale liikumas sellele. Ja siin on nagu see oluline, see kannatlikkus ja ootus, et tihtipeale mida inimesed teevad, on see, et see nagu paigalseis nende jaoks on see on nagu see kannatus, et kui on vaja kannatlikkust, siis nemad kannatavad ja kui on vaja oodata, siis nad ka kannatavad selle all, et miks asjad ei lähe nii, nagu mina tahan, miks asjad ei lähe nii sellises tempos, nagu ma soovin ja miks ta ei tee seda ja miks asjad niimoodi ei lähe ja miks asjad niimoodi ei lahene. Ja see on nagu see on nüüd, ütleme tegelikult, see on nagu väga lapsik suhtumine, sellepärast et kui sa tahad, et asjad sinu moodi lähevad nii kiiresti ja soovitud tulemus tuleks nii, nagu sina seda tahad ja sul ei ole endal kannatust ja kannatlikkust, väga paljude suhetes on see teema ju, et kaua ta mõtleb ja mida ta mõtleb ja et ma tahan juba seda ja ma tahan juba toda ja ma tahan juba nagu kõike saada, siis see on nagu väike laps, kes trambib jalgu vastu põrandat ja ütleb, et ma tahan kommi, andke mulle nüüd see ja mul ei ole kannatust, ma tahan seda kohe ja täiskasvanud inimesed on tihtipeale väga sarnased lapsele annab selle andeks, eks ju, ta tahab kommi ja kes talle annab siis kommi, kui mitte lapsevanem. Ja aga täiskasvanu inimese puhul on see väga naljakas vaadata tegelikult. Ja see on, olen ka ise sellistes energiates olnud, aga mida teadlikumaks sa saad iseendast ja olemusest ja kõigest ja avardud, siis sa mõistad, et see elu, mida tegelikult enamus siin elavad, see on ikka väga väiklane ja isekas ja millega ka ei ole mitte mingil moel mitte midagi valesti, me kõik oleme seda teed käinud ja ma ei ütle, et ma olen mingisugune ideaal nüüdsest, tänasest siin ja praegu, vaid mina avardun ka kogu aeg ja liigun jälle nagu sellist, ma ei tea, see teadvuse tasandil nagu kõrgemale või tegelikult ei ole kõrget ega madalat, aga siin kui ma seda sõnastan või edasi annan, on inimkeeles peab ju kuidagi seda edasi andma, et kui
kui mina ka avardun ja liigun teadvuse tasandil jälle kõrgemale astmele justkui, siis toimuvad minus need nihked. Ja kui ma vabastan oma emotsioone järjepidevalt, siis saavadki need nihked toimuda reaalselt, füüsiliselt. Ja, ja minu teadvus avardub koos emotsioonide vabastamisega ja avardumine ja tõusmine koos selle kõigega. Et selleks on ikkagist oluline vabastada oma emotsioone, et mõista ja teadvustada, kuidas tegelikult maailm toimib. Mitte nii, et mina tahan ja mina pean saama. Et loomulik on asjadel lasta kulgeda loomulikku rada pidi, eks ju. Aga ja siin ongi osad justkui alistuvad sellele kogu selle süsteemile ja kogu sellele elus kulgemisele ja õpivad ja alistuvad või siis nagu avarduvad ja alistuvad ja neil ei ole vastupanu ja nad lasevad lahti kammerdumistest, siis toimub kogu aeg avardumine ja edasiliikumine justkui. Te ei ole paigal, tegelikult toimub kogu aeg edasiliikumine ja siis toimuvad need taipamised ja lahtilaskmised väga kiirelt. Aga teisest küljest võivad siin inimesed olla sellised, kes ongi nagu, sa tunnedki, et nagu ongi nagu kõik on paigal ja sa tunned ennast ohvri seisundis ja ohvri mentaliteet on siin väga tugevalt esindatud. Oled nagu justkui kinni jäänud, miski ei liigu edasi, aga sa ei suuda ka seda nagu liigutada, sinu võim ei käi sellest üle lihtsalt. Et nii kui sa püüad kontrollida või suruda midagi läbi, siis see ei toida, see ei vii siin tulemusteni. Jah, võib-olla viib mingi teatud inimesi, teatud olukordi, kui sa surud ennast läbi või teed jõud, pingutad selle nimel, et saavutada mingisuguseid tulemusi. Aga see ei ole see. Mingi hetk ta kukub lihtsalt kokku ikka kolinal. Et siin on oluline vabastada ennast vanadest uskumustest ja vaadata natuke asju teise külje alt. Ja sul on tegelikult jah, et sinu praegune olukord ongi selline, kus sul ongi võib-olla praegu justkui selline peatuspunkt, ootushetk. Ja kui sa siin nüüd tegelikult soovid näha seda teist vaatenurka selles situatsioonis olukorras, siis toimub sinus see sisemine muutus. Ja sind kutsutakse tegelikult üles siin praegusel hetkel laskma lahti. Mitte midagi läbi suruma. Pigem vaatlema praegusel hetkel kui tegutsema. Sest see on nagu justkui sinu proovikivi, mis tundub sulle nagu justkui ebamugav, aga viib sind lõpuks nagu sellise enese sügavusse ja selgusesse. Nii, jah, et siin on nagu justkui eraldumist natukene, et see võib ükskõik mis suhte osas ka võib seda täpselt samamoodi vaadata, et võib-olla suhe ei liigu edasi või mingisugune pausil olek või kannatamatus tekib siin ja selline ohvrimeelsus ja miks nii ja miks naa ja millal ometi, et jah. Nii, mida teha selles olukorras, kuigi sinna päris palju soovitusi juba tuli esimest kaardist, mida selles olukorras siis ette võtta või teha? Siin ongi sul on väga tugev ohvrimeelsus ja siin võib olla ka mingisugused lahkumised või lahkelid. Et kui sa tunnedki siin mingisuguses situatsioonis või olukorras sellist pausil olekut või
et miski nagu ei liigu edasi ja siis tegelikult see situatsioon või olukord, mida sa praegusel hetkel läbi elad, siis omakorda võimendab sinu valukeha, mineviku valukeha, mis toob esile sinu valukeha, seda valusat emotsiooni või mingit pinget emotsiooni, mis tuleks siis lahti lasta. Samamoodi tuleks lahti lasta kontrollist, ootustest ja siin on oluline usaldada elu kulgu. Isegi kui see on ebaselge või ebamugav. Ainult siis sa saad edasi liikuda. Ja siin ongi, mida selles olukorras siis teha tõesti selle mõõkade 3-ga tuleb see, et siin on näha, et see situatsioon ja olukord toob esile teil mingisuguse valukeha, südamevalu, reetmise, kaotuse, lahkuminek, võib-olla pettumus või mida sa kõike siin läbi elad, need emotsioonid tõusevad sul esile. Sa tunned seda ju ja siin on vaja siis tõesti need valukehad vabastada, need emotsioonid, mis on tegelikult minevikust siis sulle nagu salvestunud. Ja siin sa eladki praegusel hetkel just täpselt seda momenti läbi, kus sa oled loonud endale teadvustamata, lood endale sellise situatsiooni, kus tekib see emotsioon, tõuseb pinnale ja nüüd on sul see võimalus emotsioon vabastada. Kui sa selle surud alla tagasi või kellegi peale välja, paiskad välja, siis see ei lahenda probleemi või niimoodi nii-öelda probleemi, eks ju. Et päris kindlasti see olukord ei ole sulle millegi jaoks karistuseks või keegi sulle midagi meelega teeb või see on nagu su enda loodud see situatsioon. Ja sul ongi vaja seda nagu selleks, et see on nagu äratus sulle, et halloo, ärka üles, siin on sinu see valu, siin on sinu see emotsioon, mida sa oled nii kaua aega kinni hoidnud, et palun vabasta see nüüd. Ja et siin on, siin ongi see, et mida selles olukorras teha, ongi see, et iseenda valukehadega siis iseenda valuga silmitsi seista ja mitte seda alla suruda ega kedagi teisele välja paisata, vaid vabastada see, et luua endale seda selgust. Sest sa oled kogu aeg seda eiranud ja alla surunud, aga see tuleb uuesti esile. Sa ei põgene iseenda emotsiooni eest. Et siin on oluline oma siis selle valuga tegeleda. Ja on see seatud siis tõesti kas mingisuguse lahkumineku, konflikti, tüli, ootamatu pettumusega või mis iganes füüsilisel tasandil siin toimub sinu elus parasjagu, siis teadvusta ka seda, et sa ei saa füüsilist tasandit muuta, sest see on sinu loodud situatsioon. Ja see, mis praegu sa seda koged ja tunned, tajud, kuidas sa koged ja tajud seda, seda sa ei saa praeguses hetkes muuta. Sa saad ainult muuta seda, mis tulemas on läbi enda siis emotsiooni vabastamise. Läbi enda, siin on kohe reaalselt nagu, sa ei saa muud teha, sa pead oma emotsioonidega tegelema, selle valukehaga. Alles siis, et siin muud midagi teha hetkel ei ole selle mõõkade 3-ga tõesti. Nii, aga vaatame, mida vältida, mida selles olukorras tuleks siis vältida sul. Et siin võib-olla, mis iganes olukord teil siin võib olla, siis
siis võiks siin ära mainida, et mida sellises olukorras vältida, et igal inimesel on siin praegu oma olukord, oma situatsioon, kas suhtealaselt, tööalaselt või teab, mis sinu sees toimub midagi, äkki midagi või mis iganes, kuidas teiega siis resoneerub või kuidas kellelgi praegune olukord hetkel on, siis siin päris kindlasti ära püüa kõike kontrollida. Liigne hoolitsemine võib-olla jätta. Et kuna ma näen siin seda poodust eespool ka, eks ju, et mis olukord praegusel hetkel ongi olukord selline, kus et nagu elu näitab sulle ise, et võta aeg maha, ole kannatlik, oota, ära torma kuskile, lihtsalt olemises, ole olemises ja sealt tekivad mingisugused selgused, taipamised, ärkamised. Ära torma kuskile, ära hoolitse kellegi eest liigselt, ära kontrolli, ära ole liiga emalik, ära lämmata teisi oma hoolitsusega. Ma ei tea, ära püüa kõike kontrollida, et keegi ei kannataks. Sellega võttes siis neilt oma vabaduse. Ma ei tea, liigne materiaalsus või turvalisuse tagamine või tagaajamine. Ära klammerdu raha, töö, mugavuse või staatuse külge. See võib lämmatada sinu avardumist ja intuitsiooni. Liigne praktilisus võib tõkestada sinu edasiliikumist. Enese unarusse jätmine näiteks. Et see võib-olla, on inimesi ka, kes tohutult hoolitsevad nii-öelda teiste eest, tahavad teistele ette taha kõik ära teha, hoolitsevad hirmsasti hoolitsevad kõik teiste eest, milles ei ole küll mitte midagi halba, aga kui sa tohutult hoolitsed ise nagu teiste eest, annad lõpmatult, siis ja ennast jätad selle juures täiesti unarusse, unustad ära lihtsalt, siis see ei ole ju ka okei, eks ju. Et tihtipeale on selliseid inimesi, kes annavad teiste jaoks, teevad teiste jaoks, tulevad vastu teiste jaoks, teevad kõike ja siis nad ise on veel väga uhked selle üle, et nad aitavad, nad abistavad või neid nagu tõstetakse pjedestaalile või tõstetakse nagu kõrgustesse ja öeldakse, milline inimene on. Aga see ei ole armastus iseenda vastu suhtes, see on nagu, see ei näita teadlik inimene, tark inimene ei tee seda niimoodi. ja see on läbinähtav, et inimeses on tegelikult mingisugused emotsioonid või mingisugused pinged, mida ta kuidagi üritab enda seda pinget või enda seda situatsiooni, olukorda leevendada kuidagi läbi teiste aitamise ja omakorda, kui ta saab sealt kiitust või tunnustust, et vaata, kui ilus ja tore ja hea sa oled, vaata, kui tubli sa oled, et sa aitad ikka alati ja vaata, ise elad sellises situatsioonis või sellises olukorras. See on täielik umbluu, et see ei vii mitte midagi, mitte kuhugi, mitte kedagi edasi, ta ise ikka piinleb sisemiselt tegelikult. Et teiste eest hoolitsemine peab olema selline vabatahtlikkuse alusel ja sellest tulenevalt, et sa tahad hoolitseda ja samas ka mitte unustada iseennast sealt täielikult ära, vaid kõige esmatähtsam on see, et sa hoolitsed iseenda eest ja siis tulevad kõik teised järgi. Ja see käib loomulikult mitte niimoodi, et ma pingutan või surun või ma pean kõiki teisi aitama, see muidu mismoodi nad ilma minuta hakkama saavad või mismoodi nad siis elavad, nad on ju minust väetimad, nad on minust väiksemad. Et seal võib tohutult neid olukordi olla, aga see ei ole elu ja tuleb vältida sellist enesepõletamist headuse nimel. Ja samuti sellist
vaikus ja rutiini külge klammerdumine, võib-olla seda ka vältida. Et sa võid vältida tänu sellele muutust, sest sa hindad stabiilsust ja sellist stabiilsust või rutiini. Aga tegelikkuses on rutiin võib muutuda turvaliseks vanglaks sulle. Et selliseid asju võib-olla tuleks märgata, mida vältida siis. Et sellist ülehoolitsemist ja teiste kontrolli ja sellist materiaalset mugavuse liialdatud tagaajamist, võib-olla sellist jäikust ja praktilisust. See kõik nagu, et miks seda vältida, on oluline teada seda, et sa võid kaotada tasakaalu suhetes, läbi selle võib lämmatada sisemist avardumist endas ja ka teisi, võid tühjaks põletada või jääda rahulolematuks ise ja see takistab omakorda spontaansust ja muutust. Et pane tähele seda siis. Ja mis on see eeldatav tulemus, kui sa siit nüüd edasi liigud? Edasi liikumine ja palju kaugemale vaatamine, avardumine. Päris kindlasti on siin tohutu avardumine ja horisondi laienemine. Ja sinu tegevused toovad siis tulemusi ja tulemused tulevad siis uute võimaluste koostöö, reisi või järgmise arenguastme näol. See on päris kindlasti siin edasi liikumine olemasolevast olukorrast ja laienemine sellistesse uutesse suundadesse või avardumine, teadlikumaks saamine, liikumine. Et kui sa isegi seda kohe ei tunne või ei näe, ei taju, ei koge, siis on päris kindlasti siin edasi liikumine. Aga te liigute siis õiges suunas. Et sa hakkad nägema laiemat pilti, et kui siin on nagu see pausiloleku aeg ja siin on see endaga tegelemine ja mitte teisi lämmatada või unustada ka iseennast, eks ju, siin selle valu koorma all, vaid vabastada see ja mitte tormata kuskil, vaid ollagi püsivalt paigal praegusel hetkel vaikuses või seisakus, sest see toob sulle selgust ja avardumist. Jah. Ja tulemuseks võibki olla siis laienemine, avardumine ja sa näed laiemat pilti. Sa tead, kuhu suunas liikuda, sa tead, mis on see järgmine samm. Sa tead teha valikuid ja sa liigud kaugemale sellest olukorrast. Isegi kaugemale, kui sa arvatagi oskad või oled osanud. Siin ei ole mitte ainult võib-olla selline isiklik avardumine, vaid ka mõju teistele ja nii ongi. Sest et kui sina avardud siis ja puutud kokku teiste inimestega, siis päris kindlasti, kui sina oled kõrgemal tasandil, teadvuse tasandil või avardunud tasandil, ütleme siis niimoodi, siis see mõjutab ka teisi inimesi ja positiivses võtmes ikkagist, eks ju. Et siin on päris kindlasti edasiminek, avardumine, sa võid julgelt oodata oma tulemusi, positiivseid tulemusi ja on ka kindlasti tulemas mingit laadi uuemad horisondid ja selgemad teadmised.
et sa oled päris kindlasti siis õigel teel ja liikumas suuremate võimaluste poole. Et jah, nii on. Minu poolt suured tänud vaatamast ja kuulamast. Kohtume juba järgmises videos. Ja liigume edasi teise grupiga, kes valis siis selle kaardipaki. Vaatame, mis on teie praegune hetkeolukord. Teie praegune hetkeolukord. Grupp number 2. Nii, siin teie praegune hetkeolukord võib olla selline, kus te tunnete ilmselt nagu, siin võib olla see teie enda energia, siin võib olla kellegi teise energia, kellega sa oled seotud. Siin te tunnete ilmselt väga tugevat armastust või sellist hoolivustunnet kellegi vastu või siis jah, kellegi vastu, kes on teie nagu energia väljas parasjagu. Või siis oletegi nagu siin see energia on nagu ikkagist selline, kus kontrollitakse iseenda emotsioone ja tundeid. Et siin küll see energia on küll hea ja armastav ja hooliv, toetav. Siin on sügavad sellised emotsioonid ja tunded, aga nad on kontrollitavad. Ehk siis inimene kontrollib neid. Ja see kontroll muidugi, mingi staadiumis võib-olla on kõik mingi hetk vajalik, aga kõige lihtsam viis on neid mitte kontrollida, vaid ikkagist vabastada. Et ühest küljest hetkeolukord justkui näitab, et sa oled enda selliste emotsioonide või emotsionaalselt nagu sellises tasakaalukas kohas. Või sa püüad saavutada mingis olukorras seda tasakaalukat seisundit. Võib-olla mingi olukord nagu justkui nõuab võib-olla natuke tundlikkust, empaatiat või sisemist tugevust. Aga siin on nagu, karikate kuningas on üldiselt selline väga tasakaalukas ja küps kuju. Et siin võib ikkagist olla seda hetkeseisu nagu rahulikku lainepikkust sinul. Sa suudad nagu tajuda, mõista, juhtida oma tundeid. Isegi kui olukord võib olla keeruline. Sa nagu võid tegutseda siin pigem südame ja empaatia, mitte impulsi või loogika järgi. Ja hoolivus on siin väga tugev teiste suhtes. Ja võib-olla olete kellegi suhtes selliste tunnetega või kellegi suunas, jah. Või keegi on teie suunas nagu selliste tunnetega. Sõber, partner, romantiline kaaslane, vaikne toetaja, mida iganes. Et keegi võib sinu elus olla või kas sina nagu pakud talle seda enda tunde tasandit. Või siis sa näed kedagi sellist võib-olla, kes on sinu sellisest energiaväljas olukorras. Aga siin on ikkagi seda tundlikkust, rahulikkust, usaldusväärset energiat, aga ka võib-olla natuke eemalolevust. Igal juhul on siin tunded olemas, aga vaoshoitud. Väliselt tundub nagu kõik võib-olla rahulik, aga sisemiselt tundub sisemised tunded on nagu rohkem nagu sügavamad. Et võib tähendada siin seda, et keegi võib-olla hoiab siin emotsionaalset kontrolli või siis seda emotsioone nagu kontrolli all, kuigi tegelikult sees toimub midagi. Väljalt poolt vaadates võib tunduda väga rahulik kõik. Et
et siin on ikkagi see kontroll, ma näen, et siin on ikkagi siin kontrolli, võib-olla sisemiselt on mingi rahutus. Aga siin kontrollitakse väljastpoolt, tundub kõik nagu ideaalne korras, rahulik, mõistev, armastav, toetav, nõustaja, ma ei tea, helde, ähm, hooliv, mida iganes. Ja, aga sisemiselt nõuab siin miski asi nagu justkui kontrolli. Et tundeid tegelikult ei kontrollita, palju lihtsam on neid vabastada ja sellega asi vabaneb ja liigub, asjad saavad edasi liikuda. Et sa saad ise kergust ja rahu ja neutraalsust tunda. Et niikaua, kui sa nagu majandad ja kontrollid kogu aeg oma tunnetega, oma emotsioonidega, nii kaua sa peadki tegelikult majandama ja kontrollima neid. Muud valikut ei ole. Et ja liigselt empaatiline ei tasu ka teiste suhtes olla, et siis sa nagu ka need emotsioonid nagu võtavad võimust sinu üle ja tegelikult on liigne empaatsus teiste suhtes väga ebamugav tunne sinule endale ja kui inimesed arvavad või ütlevad selle kohta seda, et mis nüüd, et see ei ole ju inimlik, et kuidas ma saan mitte empaatiline olla, et sa saad olla teiste suhtes mõistev ja arusaav, et neil on need tunded, nad kogevad seda, nad kogevad teist, aga sa ei saa nagu võtta või sa ei saa nagu enda enesetunnet sellest halvaks lasta minna, et või enda emotsioonidel, noh, kui enda emotsioonid hakkavad ka omakorda sealt ülevasse kerkima, siis on mõistlik need ikkagist vabastada. Aga sa ei saa nagu teiste olukorral enda olemust mõjutada. Ja et see ei ole nagu teistest mitte hoolimine, vaid ise elamine. Et kui me laseme kõikidel teistel mõjutada enda olekut, no siis tegelikult me juba näeme, mis toimub ju meie ümber, eks ju. Ja see ei ole mitte mingil moel kuidagi halb, et mina näiteks olin varasemalt kohati väga empaatiline ja isegi väga sellisel viisil, et ma tundsin ennast lausa väga halvasti, kui keegi tundis halvasti, aga kes sellest kasu saab, eks ju, ei sina ega tema. Ja seda veel kiidetakse takka ühiskonna poolt, et see on nagu täiesti normaalne ja mõistetav ja nii käibki. Aga sa ju omakorda ju teed teise inimese veel madalamaks ja väiksemaks selle enda kaastundega, seepärast et sa juba vaatad ta väikseks selle pilgu läbi. Ja siis sa teed enda enesetunde halvemaks, seepärast et sa tunned ennast halvasti. Ja sellest ei saa mitte keegi kasu ega rahu. et jah, nii on. Et olen ka selle teekonna mingil määral läbi käinud. Nii, aga vaatame siis, mida selles olukorras teha. Ja siin on see olukord, et olukorras teha, võtta eelkõige enda heaolu eest vastutus. Ja päris kindlasti usalda loomulikku kulgu. Ole vastuvõtlik, toetav ja ära suru ega kontrolli, vaid ole nagu toetav, vastuvõtlik ja usalda seda olukorda ja kulgu. Ära suru ega kiirusta, ära suru läbi midagi, luba asjadel kasvada loomulikul moel. Ole selline hoidev jõud, ole armastus. Mitte survestav, ei enda ega teiste suhtes, ära kiirusta millegiga. Ära kiirusta vilja lõikama nii-öelda enne, kui see on valmis. Mis iganes olukord on, too sellesse olukorda armastust, pehmust ja hoolivust.
kui olukord on seotud teise inimesega, ole sina see, kes toob sisse rahu. Ole sina rahu ise. Ja see rahu, mis sinu sees on, kiirgab ka teistele välja, ta laieneb niimoodi ja teised tunnevad seda ja nad ka rahunevad. Aktsepteeri teisi sellisena, nagu nad on, tingimusteta. Ja kuula ja toeta. Et ära sunni kedagi muutuma, ära anna üleliigset nõu, vaid ole lihtsalt, kui sina oled oma rahus, siis see mõjub ja laieneb ka teistele. Armastus on oluline. Ja kui on tegemist sinu enda energiaga või siis ole selline loominguline ja ka täpselt samamoodi armastav ja toetav iseenda suhtes. Ära kiirusta ennast takka kuskile. Võib-olla võtta aeg maha ja puhata, laadida, hoolitseda oma füüsilise ja emotsionaalse heaolu eest, mis siin nagu justkui kontrolli all kipub minema, kontrolli alla kiputakse suruma. Luba endal vastu võtta. Näiteks abi, armastust, inspiratsiooni, luba loomingul tulla endasse. Ja nii on, et hoolitse iseenda eest eelkõige, enda heaolu eest ja siis sa kiirgad seda ka teistele välja. Sinu selline rahu, tasakaal, hoolivus, armastus kiirgub sinust välja, sa ei pea selleks mitte midagi tegema. Vast piisab ka sellest, kui sa oled vaikuses kellegi kõrval ja sinu energia juba mõjutab seda teist inimest. Ja luba loovusel voolata ilma piiranguteta, ära piira ennast näiteks kui iseennast. Ja ära suru. Ja jah, et usalda seda loomulikku arengut. Sa võid olla selline viljakas pinnas, mitte kivine põld. Ehk siis väljenduda kui armastuse, pehmuse, hoolivuse, hoolivusena ja palju, kõik kasvab palju paremini, kui kasvada sellel rahus, vaibuda sellel rahus. Ja nii on, et mida selles olukorras vältida? Manipulatsiooni võib-olla, surumist, läbisurumist, puudusest loomist. Ära püüa kedagi teist mõjutada, sundida, manipuleerida, liigselt mängida või mängelda. Et see on egoistlik motiiv midagi luua või midagi soovida läbi enda tahtmise. Ja et kui sa tahad nagu midagi, et siis sa tahad seda ikkagist puhtal viisil läbi armastuse ja puhtuse, mitte läbi siis sellise ma tahan saada. Mul on seda vaja, muidu ma paremini ei saa või muidu mina nagu seda ei saa, mida mina tahan ja ta peab seda mulle tegema või ma pean seda tingimata saama. Et selline liigne trikitamine ja maski kandmine võiks ära jääda. Manipuleeriv suhtlus või luua ise selline ebausaldusväärne õhkkond või olukord. Samuti
samuti liigne intellektuaalsus ei ole siin nagu kasulik, seda võiks vältida. Emotsioonide või intuitsiooni mahasurumine, sellist asja tuleks ka vältida. Ära kindlasti tegutse ainult mõistusest või strateegia järgi, et ära suru nagu seda südame häält alla või seda intuitsiooni või sisemist teadmist. Et ja samuti ära kontrolli olukorda. Et üle pingutada ka ei tasu. Me peame ise kõik looma ja me loome ise kõik enda ümbruse ja olukorra. Ja võib-olla asjadest lahti lasta natukene, mitte pidevalt nagu manifesteerida või soovida midagi ja püüda juhtida midagi. Sest et kui sa juhid või kui sa manifesteerid egost lähtusest, siis see on puudusest loomine. Et selle maagivari võib ka olla selline enesekesksus, ego, kus kaob selline autentsus. See on nagu klammerdumine. Et ma tahan seda saada, mul on see puudu, kui seda ma ei saa, siis ma ei saa olla õnnelik. Ja see on ego, see on illusioon. Ja seda tuleks siis vältida. Et need manipulatsioonid ja mõjutamismängud tegelikult loovad ebausaldust või loovad sellist tasakaalutust. Ja tegelikkuses siis inimene toimib egost ja see võib omakorda takistada tõelist ühendust või sügavat arengut, avardumist. Ja see liigne kontroll ja liigne kontroll on lämmatav. Areng vajab ruumi, avardumine vajab ruumi, mitte pidevat juhtimist. Ja kui te nagu ka samamoodi, kui te emotsioone maha suruta pidevalt oma loogika või ratsionaalsusega, siis toimub ka jälle see tasakaalutus või sa ei saa seda olukorda tasakaalu. Ja siin ongi võib-olla soovitus ära püüa kõike kontrollida. Et tõeline selline vägi ja jõud tuleb tegelikult aususest, autentsusest, mitte illusioonist ega egost, ego soovidest. Nii, mis on see eeldatav tulemus? Ja siis saab tulla armastus näiteks ka kahe inimese vahel. Armastus, hoolivus ja tasakaal, harmoonia. Aga siin ei olegi nagu suurt mitte midagi öelda. Jah, siin on nagu selline sügavam ühendust, kas iseendaga, kas teisega, sõbraga, partneriga, töökaaslasega, mis iganes, sellist vastastikune mõistmine. Et see on nagu viib selle armastuseni või viib selle ühenduseni, harmooniani, tasakaaluni. Ja see võib absoluutselt igas olukorras, iga inimesega olla. Võib olla leppimist tulla, võib sügavam liit või ühendus toimuda teie vahel. Usaldust juurde võita, usaldus üksteise vahel
luua usaldust rohkem. Et siin on jah, selline harmoonia ja koostöö, leppimine, usaldus, armastus, ka sisemine tasakaal. Rahumeelsed sellised lahendused, kokkulepped, mis põhinevad ikkagist sellisel võrdsusel. Et jah, siin on nagu positiivsed tulemused teil oodata, eeldatavad tulemused. Et kui süda on avatud ja aus, siis saab tekitada absoluutselt kõigiga tõelise ühenduse. Usalda kontakti, mis sünnib sellisest võrdsusest. Minu poolt suured tänud ja kohtume juba järgmises videos. Aitäh teile! Ja tere tulemast siis 3. grupile, kes valis siis selle kaardipaki ja vaatame, mis on teie praegune olukord. Müntide rüütel, mis näitab sellist siis vastupidavust, kannatlikkust, aga ka samas hästi aeglast edasiliikumist, selline mingisugune püüe, mingisugune siht, mingisugune soov kuskile liikuda, aga samas ta on hästi nagu selline läbimõeldud, praktiline või siis ka aeglane. Võib-olla see on mingi isik teiega seotud, võib-olla te olete ise see, kes on siis hästi praktiline, mõtleb asjad läbi, kõik teeb asjad jalutab hästi aeglaselt liigub edasi hästi aeglaselt, jalutab jah. Ja huvitav, miks ma seda jalutamist tahan siin öelda. Et sa võid ise olla väga sellises stabiilses, kuid väga aeglases protsessis, ütleme siis niimoodi, või aeglases edasiliikumises. Ja sa võid olla ka kellegi inimesega seotud, kes on selline väga stabiilne, kuid väga aeglane edasiliikuja. Ehk siis see aeglus tuleneb sellest, et tal on vaja väga, kas sul või tal on väga vaja nagu asju läbi mõelda ja mõtestada ja planeerida. Et olla kõiges siis väga kindel ja konkreetne. Võib-olla sa oled ehitamas midagi pikaajalist, mingisugust vundamenti ehitad ülesse, mis nõuab sinult omakorda kannatlikkust. Võib-olla sa oled kellegiga suhtes, kellegiga suhtled parasjagu, kes nõuab sult omakorda kannatlikkust, et see asi nagu liigub natuke aeglaselt võib-olla. Et siin nagu justkui sellist kiiret edasiliikumist praegusel hetkel sinu olukorras seda ei ole. Aga suund või siis suund võib üsna viljakas olla või kui sa nagu püsid selle rajal või kui sul on sellist kannatlikkust ja püsivust, et kui su praegune olukord on kuidagi seotud tööga, rahaga, majandusliku poole pealt või mingisugused majanduslikud eesmärgid või mingisugused praktilised asjad, siis sa nagu teed selle nimel tööd, et jõuda kuhugi, mis nagu liigub väga aeglaselt edasi. Aga sul on nagu eesmärk või siht või nagu püüda saavutada midagi. Et jah, siin on nagu, pigem ma näen, et sa liigud nagu aeglaselt millegiga või sul on mingisugune objekt või inimene, kellega sa liigud aeglaselt või midagi nagu liigub sinu elus energias aeglaselt, aga kindlalt, püsivalt. Sa ise oled väga püsiv siin. Kui sul on mingisugused eesmärgid ja soovid midagi saavutada. Et kui sa tõesti tunned, et asjad seisavad või venivad,
siis ole teadlik, tegelikkuses toimub siin selline aeglane edasiliikumine, aga ikkagist toimub. Samuti see võib olla nagu sulle ka iseendale kutse, et ära kiirusta, vaid rahulikult. Ei ole vaja tormata kuskile, aega on küll. Et järjepidevalt nagu millelegi fokusseerida või pühenduda, et siis see tulemus on võimalik siin, positiivne tulemus. Et kui sa lood ka midagi, mis vajab ka omakorda küpsemist, siis seal ka nagu justkui olla võib-olla kannatlikum. Et toita seda ja hoolitseda ja oodata siis nii-öelda seda saaki. Aga noh, see ootus ka ei ole nii väga soovituslik, seepärast et teekond on ka iseenesest ju positiivne, et inimesed tihtipeale kaovadki sinna ära, et seda teekonda nad justkui ei naudi, vaid soovivad mingisugust tulemust saada. Aga teekond omaette on ka ju nauditav, et kus nagu seal kaobki see kohalolu ära. Ja see mõnusus, eks ju, elust hetkel rõõmu tunda. Et praegusel hetkel võib-olla usaldust rohkem endas süvendada või usaldada protsessi rohkem. Mitte siis kohe tulemuste peale rõhuda. Et see aeglane, kuid kindel teekond võib ka väga meeldiv tegelikult olla, kui me siis oma kannatamatuse võib-olla lõpuni tunneme või vabastame. Nii, aga vaatame, mida teha selles olukorras, mis siis liigub sellise imeaeglaselt edasi. Unistada äkki ja unistada suurelt ja need unistused võivad siis täituda. Et siin jah, julge tahta, julge soovida, julge unistada. Aga tuletan meelde, nii kui hakkad puudusest soovima endale midagi, siis võib sealt tulla midagi muud. Et ole aus oma soovide suhtes ja vajaduste suhtes ja samas ära alaväärista oma unistusi ja soove, kui need siis tõesti on sul, mida siis tegelikult su süda päriselt ihaldab või ihkab või soovib või igatseb. Et siin on see pigem jah, et julge tahta, julge soovida, aga et need soovid ja tahtmised ei tuleks sul puudusest, siis usu mind, nad tulevad väga kiiresti sulle. Ja tee seda oma teadvuses, tee seda oma kujutlusvõimes, ole seal juba seda kogenud. Ja tee seda kõike, kui sa lähed selle suunas või tee seda kõike rõõmust ja sellise hea tunde nimel, et ma soovin seda nagu justkui kogeda ja ma tahan seda kogeda ja mis tunne see on, aga mitte sellest kohast, et kui mul seda ei ole, siis ma olen õnnetu elu lõpuni ja ma ei saagi õnne tunda ja minu unistused ja soovid ei täitugi ja ma olen nüüd sellepärast hirmsasti õnnetu ja kui see ikka ei täitu, siis on ikka päris pekkis küll. Sest et see on juba puudusest manifesteerimine, soovimine ja unistamine. Ja seal samas tunda sellel teekonnal rõõmu ja samas tunda rahulolu. Et see luba endale rõõmu tunda ka sellel, et oluline, mida sa praegusel hetkel teha saad, tunne rõõmu ja unista suurelt või siis kujutle ette, pane, ma ei tea, soovi julgelt, unista julgelt, julge tahta midagi. Aga ära klammerdu selle külge niimoodi nagu, et võta eesmärgiks ja ära sammugi kõrvale astu, et mine ja rühi eesmärgi suunas, et see peab olla kerge, mõnus, lõbus, mänguline, rõõmus, mitte niimoodi, et
ma ei astu sammugi kõrvale, ma lähen oma unistuste suunas ja ma pean selle saama. No ei pea seda saama, siis sa lood üldse teisest olekust, puuduse olekust. aga kui sa lubad endale tunda seal ennast kergena, lubad tunda rõõmu, kergust, ei suru ennast nagu sealt, nagu ei suru seda läbi, siis usu mind, see tuleb palju lihtsamalt. Loo endasse rahu, sisemine rõõm, täitumustunne tegelikult on meie endis juba kõigis olemas. ja sa näed, kuidas need asjad hakkavad tulema, mida sa nagu rõõmust lubad endal kogeda, tunda, mitte puudusest. Naudi elu. Ära tunne süüd, ära tunne kahetsust. Kui sa tahad ennast tunda hästi, armastatuna ja täidetuna, siis naudi elu, võta elu vastu ja ole armastus ise. Täida oma elu armastuse ja õnne, rõõmuga ja selle heaoluga. Ja võib-olla pisut rõhku ka enesearmastusele ja emotsioonidele, et kõige parem viis oma unistusi täide viia või selle suunas liikuda ongi enesearmastus, ja kui sa oled enesearmastuse kohas, siis need unistused täituvad igal juhul, sest et see toetab igati sinu loomisvõimet ja loomingut. Aga enesearmastust ei saa sa õppida, see tuleb ise, kui sa vabastad oma emotsioonid. Et enesearmastusega on teema jah, et see on igasugused praktikaid, peegli ees, peegli taga ja endale igasuguseid asju nagu afirmeerides või mida iganes. Et see võib sinu enesetunnet küll tõsta, aga kui su alateadvuses on ikkagist juurpõhjuseks see, et sa ei ole piisav, no siis sa võid afirmeerida ja igasuguseid lugusid endale pajatada ja rääkida ja peegli ees ja peegli taga, aga see ei too sulle enesearmastust, ja enesearmastus on jällegi see, et pane ennast sellisesse olukorda ja väärtusta ennast ja ta-ta-ta-ta-ta, mis kõik sinna juurde need lood käivad. Me võime pingutada ja mässata sellega, aga kui sa ikkagist seda emotsiooni sealt alt teadvusest ei puhasta, ei vabasta, siis on suht keeruline ja raske seda enesearmastust endas äratada, sest see tegelikult on meis kõigis olemas ja see pole mingi küsimus, me ei pea seda nagu küsimuseks endale seadma või eesmärgiks seadma enesearmastust, vaid see on nagu loomulik osa meist ja me üldse ei pööra selle tähelepanu, me lihtsalt kiirgame seda endast välja. Kui me oleme puhtamasse olekusse jõudnud oma emotsioonide vabastamisega, ja siis sa ei pea selleks mitte midagi tegema, vaid see toimub loomulikul viisil. Ja ühtäkki sa avastad võib-olla või isegi ei avasta, vaid sa oledki armastus ise. Armastad ennast ja armastad teisi, nii lihtne see ongi. Pane oma heaolu esikohale, ja heaolu esikohale seadmine käibki läbi iseenda armastuse, ja siis sa näed, kuidas kõik sinu soovid täituvad. Isegi kui sulle tundub esmalt selline enda heaolu esikohale seadmine isekas, siis isekus on pigem see, kui me ei armasta iseennast ega sea ennast esikohale. Sellepärast, et kui me ei armasta ennast ega sea ennast esikohale, siis me olemegi isekad ja egost lähtuvad. Ja seda me näeme ka jällegi väga palju enda ümber, kuidas tegelikult isekus ja ego võimutseb kõigi inimeste üle, praktiliselt kõigi inimeste üle. Et kell rohkem, kell vähemal viisil, aga see on seal. Seda isekust ja egoismi on tohutult meie ümber. Ja see, kes hoolitseb päriselt enda heaolu eest ja seob
päriselt heaolu esikohale, enda heaolu esikohale ja armastab ennast päriselt, seda armastatakse nii või naa. Seda inimest armastatakse nii või naa ka teiste poolt. Ja selle inimese kohta ei öelda, et ta on isekas. No ei öelda, ükskõik. See, kui inimene, see on nagu vale arusaamad on inimestel nendest, et see, kui inimene seab ennast esikohale ja väidab, et ma nüüd sean ennast esikohale ja armastan ennast rohkem kui kedagi teist ja enda armastamine on kõige olulisem, tähtsam, siis pange tähele, millise energiaga ta seda nagu väljendab või kas ta kiitleb sellega, kas ta räägib sellest või ta ei räägi sellest üleüldse, vaid ta lihtsalt võngub seda energiat. Sa lihtsalt tunned tema seltskonnas lihtsalt, et ta armastab ennast, ta armastab teisi, ta peab enda heaolu oluliseks, tähtsamaks kui kõik muud ja siis ikkagist see nagu laieneb, tema enda heaolu laieneb ka teistele. Seepärast, et lihtsalt armastab ka teisi ja tema enda heaolu esilekoha läbi enda heaolu esilekohale seadmise, ta armastab ka teisi, ta lihtsalt nagu, ta lihtsalt on. Ta ei tõsta seda nagu esikohale. Teised on jällegi sellised, kes nagu jällegi sealt, see on tegelikult egost tulenev enesearmastus ja esikohale seadmine. Et sellest teeb Jumala vahet, sellel teeb suurt vahet. Et pea siis meeles, et mis siin on, mida teha, julge soovida, toeta ennast, tegele oma enda emotsioonidega, armasta ennast. Ja kui sa enda emotsioonidega tegeled ja vabastad, siis sa armastad nii või naa ennast. Ära ela end kohustustest, luba endale rõõmu. Ja need soovid pole tegelikult isekad, kui need ei ole isekast kohast soovitud. Ja keskendu sellele rõõmule ja täitumisele. Kui sa keskendud rõõmule ja heaolule, armastusele, siis sa hakkad nägema, kuidas sinu ümber hakkavad asjad voolama positiivses suunas. Ja vaatame edasi, mida vältida selles olukorras. Ebaõiglust, tasakaalust väljaminekut, ole õiglane nii enda kui teiste suhtes. Esmalt ikkagist enda suhtes, seepärast, et kui me ei ole brutaalselt õiglane või brutaalselt aus endaga, siis me ei oska ka olla teistega õiglane. Sest et me mõtleme küll, et okei, et ma siis püüan nüüd olla tasakaalus, et olen õiglane teiste suhtes. Aga kui sa ei suuda õiglane olla ka iseenda suhtes, aus olla enda suhtes, olla õiglane ja aus teiste suhtes, sa ei suuda olla, kui sa ei suuda olla aus iseenda suhtes. Kui sa brutaalselt vaatad endale otsa ja oled aus enda suhtes ja sa ei valeta endale mingit pudru ja kapsaid kokku ja oledki endaga aus, siis inimene suudab ja oskab olla ka aus teiste suhtes ja tal puudub igasugune puuduvad igasugused süümekad sellega seoses ja kui tekivadki mingisugused süümekad, siis ta saab vabastada alati need. Et nii kui mina hakkasin endaga aus olema, siis sa oled lihtsalt nii brutaalselt aus endaga, võib-olla nagu mingisugused asjad ikka peituvad ja tulevad välja jälle ja või siis avastad, et ahaa, siin ma ikkagist luiskasin endale või ajasin mingit pada kokku või üritasin ennast mingisuguse jutuga ära rääkida. Aga kui sa oled ikkagist aus enda suhtes, siis sul on väga raske mitte aus olla teiste suhtes. Seepärast, et sellest endaga aus olemisest saab kõik alguse. Sa ei ütle kellelegi teisele mingisuguseid valesid või sa ei laveeri, sa ei manipuleeri, sa ei aja mingit jama, sa ütled ausalt ja otse kõik välja, sirgelt, nii nagu sa arvad või mõtled või teed või oled. Ja sa ei lase ennast kõigutada sellest, kas see mõjutab kuidagi teist, sest kõikide teiste tunded on nende enda
vastutada, mitte sina ei vastuta kellegi tunnete eest, et kui sina ütled midagi, mida sina näiteks tegid ja sa mõtled selle peale, et äkki see mõjutab kuidagi tema tunnet või tema meeleolu, siis see on tema probleem. See ei ole sinu probleem. Sa ei säästa teda sellest tundest, vaid mm, see on nagu kahju või sa teed endale kahju ja sa teed teisele ka kahju. Selles suhtes, et esiteks sa ei ole aus ei enda ega teiste suhtes. Ja teiseks, teine inimene, kui ta tunneb ennast selles olukorras ebamugavalt, siis on tema ülesanne see tunne endast vabastada ja vaadata ka samamoodi endale otsa, et miks mind see ärritab. Jälle tihti on näiteks ka lugeda neid kommentaare, mis inimesed postituste alla või selle videode alla panevad. Üks seal, et kommenteeris seal mingi aeg, ma nägin, et kus öeldi, et mind natuke häirib see sõnade korrutamine. No ja siis? Sind häirib see, mind ei häiri. Et mina korrutan neid sõnu korduvalt ja korduvalt, okei. Ma tean, et ma korrutan neid tulevad vahest ja korrutangi. Aga teda häirib see ju, see ei häiri ju mind ta ei häiri, mina postitan selle video üles ja keegi saab ikka sellest midagi. Ja jõuab kuskile teadmiseni või arusaamiseni, mõistmiseni, taipamiseni, avardumiseni, mis iganes talle on see nagu kasuks, et ta avardub, ta teadvus nihkub sellest, eks ju, ta võib-olla mõne silmad löövad pauhti lahti ja tal toimub mingi taipamine ja teadmine, tal kehas midagi maandub, on ju, läbi selle korrutamise näiteks. Aga see pole nagu üldse oluline, kas ma korrutan või mitte korrutan. Et see, kui teda häirib miski, et mina näiteks korrutan, see võib ükskõik mis elu teemal või olukorras olla. Et see, kui teist inimest häirib, see on tema tunne ju. See ei puutu minusse. Siis on võimalik see tunne vabastada ja korras. Ma võin seda videot vaadata 10 korda ja mitte ükski korrutav asi mind ei häiri. Ja tegelikult põhimõtteliselt ongi, et minu videode sisus on tegelikult nii palju informatsiooni, et neid ongi mõistlik mitu korda kuulata, sest sealt toimub teie enda teadvuse nihe. Teie keha tunneb tõe ära ja läbi kordamise, läbi selle mitu korda kuulamise, siis teile võib midagi jõuda kohale, mida teile varemsemalt ei ole jõudnud. Või siis te olete oma teadvusega jõudnud näiteks sellisesse staadiumisse sellisesse punkti. Jälle kuskil on mingisugune teadvuse nihe toimunud, jõudnud natuke samm kõrgemale, tase kõrgemale näiteks. Ja järgmine kord näiteks kuulate seda videot ja kuulate seal üldse teisi asju, sest teie teadvus on juba nagu tõusnud ja mida rohkem teie teadvus tõuseb, mida teadlikumaks ja avardumaks te ise saate, teadlikumaks, targamaks saate, siis te mõistate seda juttu võib-olla, ma ei tea, 2 nädala pärast üldse teistmoodi või te kuulete üldse teisi asju siit ja te saate veel korda seda avarduda ja taipamisi, mis maanduvad teie kehas. Ja need on koodid. Ja nii on, et jah, siin nagu oluline võib-olla märgata, mida siis vältida on ebaõiglus ja siin võib-olla peab paika selline tüüpiline sõna, et ära tee teisele seda, mida sa ise endale ei taha, et eks siis inimmaailmas, siin füüsilises maailmas on nagu see karma nagu, aga teadvuse tasandil muidugi karmat ei ole. Aga mina ikkagist suunan teid nagu justkui või minu ladumised ja kõik see informatsioon või siis teadmised ikkagist liiguvad selle teadvuse suunas ehk avardumise suunas, tõelise olemuse suunas. Et need, kellega ma nagu resoneerun või kes on
kes tunnevad selles suhtes tõmmet, et siis on neile nagu rohkem. muidugi kõik võivad neid videosi vaadata, see on ju avalik, eks ju. aga need, kes ei tunne tõmmet ja need, kes ei taha kuulata või ei saa aru, nendega ka ei ole mitte midagi valesti. ja see on täiesti okei, et ma ei saagi nagu kõigile, kõik ei mõistagi mind, aga teatud inimesed võivad mind täiesti, noh, et see tõmme on, nad tunnevad seda tõmmet kehaliselt. aga jah, siin siis põhimõtteliselt ära tee teistele seda, mida sa iseendale ei sooviks. ja ikkagist siin füüsilises kehastuses siin 3D maailmas ikkagist see karma nagu justkui ikka toimub, kui sa annad sellele jõu toimida. ja et aga kõrgemal teadvuse tasandilt ikkagist ole iseendaga brutaalselt aus siin. vaata julgelt endasse ja ära karda oma hirme, ära lase nendel ennast juhtida. ja oluline võib-olla on tähelepanu siis jah, sellisele tasakaalukusele võib-olla pöörata. et mida vältida on liigset võib-olla külmust ka vältida, et ärge olge liiga külm, ärge tõmbuge, mis iganes olukord teil siin on, ärge tõmbuge lukku ega kaitsepositsiooni, ärge külmutage iseennast ära. ja emotsioonitu otsustamine ei ole ka hea. ära kindlasti lähtu loogikast ja ainult siis loogikast ja reeglitest, unustades seal kõrval siis südame või siis sellise armastuse ära. et samamoodi vaata, et mitte siis mitte teha teistele kahju, ära tee teistele kahju, ära tee teistele liiga, ära soovi teistele halba. ja isegi kui sina arvad, et sul on õigus või temal ei ole õigus ja mida iganes, siis ära muutu selliseks kohtumõistjaks, sina ei ole kohtumõistja. ja kui sinul ongi õigus sinu arvates, siis sinul võibki olla õigus sinu arvates. aga kõigil on vabadus oma õigusele. ja tema arvab võib-olla või keegi teine või mis iganes olukorras arvab, et tal on õigus. et see, et kui sina arvad midagi, et see on õiglane või see ei ole õiglane või see on vale või see on õige, siis sina ei ole nagu kellegi korrale kutsuja tegelikkuses. sinu asi ei ole seda teha. Sinu asi on vaadata võib-olla seda, et kui see peaks sind häirima, siis vaadata võib-olla endale otsa julgelt ja ausalt, brutaalselt, miks sind üldse see häirib, et teine inimene või see olukord ei resonants või ei resoneeru sinuga, ütleme siis niimoodi. samuti siis liigne karm hinnang iseendale või teistele, et panna tähele, et vältida seda, et ära hinda siis olukorda liiga mustvalgelt või karmilt või oled liiga kriitiline iseenda või teiste suhtes, et pane seda tähele. ja samuti siis, nagu ma juba mainisin, et õiglust jalule seada iga hinna eest võib-olla, et ei tasu siis püüda sundida olukorda tasakaalu ajada ise või et kui see vajab võib-olla hoopis sellist aega ja pehmust ja armastust. ja mõnikord ei olegi veel kogu tõde teada ja me ei teagi kogu tõde kohe, ei teagi. ja seetõttu ei tasu kiireid otsuseid või järeldusi teha igast asjast. et jah, siin võib-olla
Mhm. Nii on, et mis muud ikka, et pane tähele, et õiglus ilma armastuseta võib muutuda ebaõigluseks ja ära aja õiglust taga, vaid leia õige viis. Nii on. Ja vaata, mis on siis eeldatav tulemus. Raskuste mahapanemine. Ilmselt eeldatav tulemus ongi siis koorma mahapanemine, et see, kui sa võib-olla siin ei näe mingisugust võimalust või tulemust, sa ei peagi kõike nägema, aga kui sina paned nüüd need koormad maha, siis need minevikukoormad, mida sa endaga kaasas kannad, ehk siis siin tulevad mingisugused emotsioonid ikkagi kerkivad esile, siis sa vabaned nendest minevikukoormatest. Kui sa väldid endasse vaatamist, siis kogu see teekond võib minna sul läbi pingutuse ja rõõmuta. Aga Sauede 10 näitab ikkagist, et see on lõpp. Ehk siis lõpp on saabumas ja sul võib olla siin mingisugused pingutused ja soovid, pingutused või sul võib olla mingisugune vastutus või raskus, mis on sinu õlgadel olnud. Ja see vastutus ja raskus tuleb siis sinu enda emotsionaalsest koormast ehk minevikust, mida sa kogu aeg kaasas lohistad. See nagu lohiseb kogu aeg sul järgi ja sa võib-olla ei saa aru, miks sul nii raske on või miks see ja teine ja ei via välja või sellega on keeruline või tollega on keeruline. Ja miks mul nii raske on ja ma olen sellest kõigest väsinud ja ma ei näe seda nagu lõpp-punkti, et seda tulemust, mis võiks olla see hea minu õnn, minu soovitud tulemus, minu unistused, täitumused, siis tea, et sa tassid kogu aeg endaga seda koormat kaasas. Ja see, et sa saavutaksid oma eesmärgi või jõuaksid sinna nii-öelda sihtpunkti, sa ei peagi nägema seda tulemust, mis sees tuleb, vaid sa pead seda teekonda läbima rõõmu ja kerguse ja heaoluga, mitte selle nii-öelda raskustundega, mida sa endaga kaasas kannad. Et edu ei tule läbi pingutuse, kui sa arvad, võib-olla siin all võib olla sinul endal selline uskumus, et edu tuleb läbi pingutuse ja seal ei ole mingisugust rõõmu, siis see on täiesti vale uskumus ja arusaam ja see tuleks ümber vaadata ja ära puhastada. Et asjad ei toimu läbi raskuse ja ilma rõõmuta, vaid kõik see teekond võib oluliselt lihtsam olla, kui sa paned need koormad maha. Lihtsalt sul on märk siin sellest, et pane need mõned sauad maha, mis sa endaga kaasas kannad. Need kohustused, need ootused, need rollid, mida sa endaga kogu aeg kaasas kannad. Ja muidugi jah, lihtne on öelda, eks ju, et sul on nagu raske seda teostada, aga see tegelikult vaimselt ja füüsiliselt kurnab kõik sind ja see ongi kõige lihtsam moodus, kuidas sa saad oma need vaimsed ja füüsilised kurnavad need sauad või need kivid või need telliskivid, mida iganes, kuidas sulle iganes meeldib neid nimetada. Kui sa need paned maha ja vabastad need, siis sa saad seda teekonda läbida ka rõõmuga, ilma pingutamata jõuda sinna tulemuseni, mida sa nii väga soovid või ootad või et need unistused täituksid. Ilma, et sa otsiksid mingisugust õigustaksid iseennast või teisi või kutsuksid kedagi korrale. Ilma, et sa peaksid tohutult kaua kannatama, et need unistused nii-öelda täituksid sul. Ja nii on, et kui sa hakkad oma emotsioone puhastama ja vabastama, siis
need sauad või siis see koorem, mida sa selle sauade kümmega oled siiamaani kandnud, see hakkab ära kukkuma. See hakkab selja taha jääma ja sa ei vaata enam tagasi. Sa paned iga kord ühe kivi või ühe saua või ühe raskuse maha ja sa ei vaata enam tagasi. Ja sa iga kord tunned seda kergust. Need rollid, need ootused, need kohustused tulevad sinu emotsioonidest, sinu minevikust ja need mõjutavad sind. Ja lihtne ongi öelda, et pane need maha. Miks sa tarid neid kaasas? Miks sa lood endale mingisuguseid rolle ja ootuseid ja illusioone ja kohustusi ja miks sa ei tunne rõõmu? Et mõistusega me võime mõelda, et jah, et tahaks tunda küll, aga näed, keeruline on seda teha. Ikka astun sinna samma jälge. Ja selleks tulebki siis tegelikult alateadvus mõjutab sind kogu aeg ja selleks tuleb siis vabastada alateadvusest need varjatud varjud või siis need emotsioonid ja lahengud, mis tegelikult sinu elu juhivad. Teadlikuks saades, vabastades emotsioone, hakkad sa ise oma elu juhtima ja sinu unistused täituvad järk-järgult. Kergemalt ja kergemalt, mida puhtamasse olekusse jõuad, seda lihtsamalt sa manifesteerid, seda lihtsamalt, puhtamalt sa lood, seda teadlikumalt sa lood. Ja nii on. Ja see on päris vägev. Mitte mingi raske teekond. Minu poolt suured tänud vaatamast ja kuulamast. Ja kohtume juba järgmises videos. Aitäh teile!